Ja siin jõulukingitusi hakkab juba jaguma vasakule ja paremale, no enam ei teagi, mida soovida ausalt öeldes, aga mis kõige olulisem on ikkagi, no aastavahetus tuleb ju ka, sa paned mingi ägeda õhtukleidi selga, siin veel õlg on paljastatud, ta peaks olema siidine ja selline puhas ja mitte nii, et keegi tuleb musitame, sul hakkavad rullid hakkavad siin kooruma. Et mina sain Norden Beautylt ühe toreda pakikese hiljuti, kus oli siis üks imelik oranž kinnas. Ma tean, et sul on ma tean, sest hakkasid sellest rääkima, sa olid nagu, sa juba mingi aeg küsisid minu käest, et ma ei tea, kuidas sa kasutad, mis asja nagu kuule, mis ma tegin. Ja vaata, kuna ma eelmises saates ka rääkisin, et ma olen väga kehv selline karpide pealt nende tohutul metsiku info lugemises väga kehvakene, siis lugesin läbi, mis sellega teha, sest ma ei saanud absoluutselt aru. Algul ma mõtlesin, et tuleb tõepoolest mingit dušikeeli või midagi peale panna, siis ennast lihtsalt üle õõruda, et see on nagu mingi kooriv kinnas. Ei olnud, kui kuidagi tundus teistsugune. Lugesin rahulikult läbi, läksin sooja vanni, ligunesin seal. Nii, pesin kinda enne ära ka. Nii, kinnas oli pestud, välja väänatud niimoodi, et mitte märja, täiesti läbi märja kindaga. Vaatasin isegi, kuskilt nägin isegi videot, vaatasin selle kohta. No kodulehel neil on olemas. Ja, aga see kargas mulle ka kuskil Instas või kuskil ette. Ja siis vaatan, nii teen täpselt ära, ei pea vannis muidugi ligunema, võib ka duši all ennast pesta. Ja siis, et hakkad niimoodi vaikselt selle kindakesega niimoodi tegema. Ja siis seal videos inimesel tulid ilged, pruunid, siuksed rullid või ma ei tea, mis naharibad sealt hakkasid kooruma. Wow. No, et kindlasti me oleme jube mustad, mingi jutt oli ka veel juures, et kui mustad me tegelikult oleme ja selle dušikeeli ja tavalise kooriga, mida mina teen, kohvi, siis pruuni suhkruga või kohvimeega või siis mesisoolaga ja et mingi teraline asi oleks ka. Koorin ennast pidevalt, iga kord, kui ma duši all käin, mul on mingi kombo, mulle meeldib see kohviteema eriti, et kuidagi annab sellise hea lõhna ka ja jätab kehale ka sellise mõnusa kohvilõhna. Aga mul ei tulnud mitte ühtegi rulli. Ja siis ma mõtlesin, ma tegin ikka midagi totaalselt valesti. No ei tulnud neid rulle. Nühkisin siit, no siis mõtlesin, no siit ikka mingi rull kuskilt hakkab tulema. Ei tulnud ühtegi rulli. No mida ma valesti tegin? Tead sa, ma arvan, et sul ongi see probleem, et sa oled ennast nii üle hooldanud. Koorinud. Täpselt. Ja sa käid ju tihti, vaata, sul on ju see aurusaun ka ja kus sa armastad käia ja nii. Et vaata, sinu nahk on võib-olla rohkem nagu seda koorimist saanud. Ja kui sa teed veel ise nende kohvi ja nende asjadega ka. Aga näiteks mina, et ma näiteks ma pesen, kui duši all käin, ma pesen tihti ainult veega, et ma ei kasuta isegi dušikeeli, sest et mul kuidagi nagu, mul tundub, et nahk on pärast seda nagu parem, ei pea kreemitama üldse ja niiviisi, et ma tema nagu seda pH taset ei riku siis nii on. Ja võt siis, aga mul on siis ongi, et kui ma siis selle koorimiskindaga teen üks kord kuus näiteks või nõnda on ju, millal siis meelde tuleb on ju, siis on nii, et mul ikka nagu niiviisi rullib ja ütleme, näed, mul on see, seda proovisid siis on ju, seda värvi. Ja, võt see on mul nüüd mingi aasta juba tegelikult olnud ja toimib sama hästi, sa ei pea mingit dušikeeli panema, mingit koorivat asja ja muidugi tuleb välja väänata ja ma olen teinud seda jube hästi võõb peale infrapunamatti. Et kui ma olen seal matis olnud, 50 minutit seal marineerinud selles on ju infrapunas ja siis sa lähed duši alla, teed ennast korra, võtad selle igi maha on ju ja võt siis väänad selle välja ja hakkad sellega, mul on ikka niiviisi, et nagu rullib, saad aru, et ma ei tea, mismoodi sul siis või siis äkki sul on ka tugevat vaja, sest vaata, sa oled hästi pruun ju ka. Ma tegin hästi tugevalt, nüüd nahk oli punane. Ei, kus siin on, asi on selles, et nüüd nad tegid uue veel, täpselt sinu sugustele, kellel mitte miski ei mõju on ju, täpselt ma ei saa aru, millest sa tehtud oled, sa oled mingi unhuman, see kosmosest. Nii, et see on nüüd selline, vaata, tugevam, katsu. Et nad ütlesid, et nad tegidki, et vaata, osadel on nahk nagu selline et seda... See on päris kare. Aga see pidi võtma jumalast hästi, nii et ma ütlen, ja ma võin nagu tõesti vanduda, ma olen kõikidele pereliikmetele kinkinud, sõbrannadele kinkinud, kõik fännavad seda kinnast, sest vaata, sa hoiad kokku selle
dušikeeli mingi koorja, mingi selle on ju, jah, täpselt on ju. Ja mõni ei viitsi seda kohvipaksu hakata seal koguma ja mässama on ju. Et selles mõttes sul on ainult see kinnas. Ma ei võta isegi kohvipaksu, mul on see sama kohv, millest ma teen endale kohvi, ma panen seda sama kohvituru tegelikult, kuigi öeldakse, et ole ökonoomne. Aga see pidi ummistama torusi, nii et ole ettevaatlik. Oi, mul on selle jaoks ka hea nipp. Ma räägin järgmises saates sellest, ma tean, sest ükskord juhtus nii, ma räägin nii. Ma ju rääkisin kuskil saates ka, kuidas ma panen iga ma unustasin kõige tähtsam asja veel. Ma panen ju selle segu sisse ka veel oliiviõli ja mulle õudselt meeldib, et siis see nahk jääbki nagu tite pehme. Aga meie naabri vanamees kuulas seda ja kraaksatas. Ütles, ma tean nüüd, mille pärast meie majad torud on umbes saagim lase, kohvi, õli, suhkur, sool puhastab tegelikult alla. Ühesõnaga, et loetles kõik koosolekul kõva häälega ette ja ütles, et mina olen süüdi, et meie majatorud on umbes. Nüüd sa pead ainult soodaga puhastama ennast, see pidi ju puhastama. Aga mul on head nipid, et sooda ja õluga saab väga hästi torud lahti, nii et ärge üldse imestage. Kusjuures päriselt, on ju. Ja sooda, õlu või Coca-Cola ja sooda ja ühesõnaga ädikas ja nii edasi. Kõik see toimib. Tegelikult ma õppisin ühest ilusalongist, kus tehti tohutult kõiki neid igasuguseid, just ka neid vetikaid ja siis mingid sellised imeteralised, ma ei tea, mis asjad need isegi kuskilt Hiinast ja Jaapanist Korea, ma arvan. Või Koreast jah, olid toodud. Ja siis ta ütles ka see naisterahvas, kes tegi neid hooldusi, ta saadab ju kliendi. Ma käisin šokolaadi hooldus, ma mäletan, oli kunagi. See oli imeline ka. Nad olidki šokolaadikomm. Aga see selleks ja ta ütles ka lõpuks, et nendel läksid salongis torud umbe, aga tegelikult tuleks lasta ja nüüd kõik meie looduse inimesed ja looduskaitsjad ja ökoinimesed hakkavad kõva häälega karjuma. Ütlevad, et 15 minutit tuleb lasta tuli kuuma vett otse sinna peale seda, kui sa oled ennast ära loputanud, sinna torusse. Et see kohe, see kuum vesi, see tõmbab nagu ikkagi selle toru puhtaks, mitte et sa jätad sinna seisma. Mida inimesed ütleks, kuidas sa raiskad vett. No, täpselt. Aga mina ütlen ausalt öeldes, et vett tulebki raisata selles mõttes, et kui sa näiteks köögis ka, ma õppisin Soomes seda, sa vähemalt, no ma ei tea, ma korra nädalas teen küll sellise, et ma panen täis laksu seal äädikat ja või siis kas või mingid nõudepesuainet, panen kraanikausi, selle tropi ette, panen seisma on ju sinna. Ja siis teen 3 korda seda, nagu lasen sisse välja, et ta tõmbab need torud puhtaks ja siis panen täis raksu veel 10 minutit tulikuuma vett jooksma. Ma tean, et see on veeraiskamine, see on kohutav asi, mis ma teen, aga ma ütlen teile, et torud on puhtad ja minu meelest, ja see ei olnud ainult sellepärast, et torud oleks puhtad, vaid seal põhjendati sellega, eriti köögikraanikausid ja köögitorustik, mis me sealt kõik alla laseme, õudsad bakterid, mis seal kõik elavad ja pesitsevad, on ju. Et tegelikult selle äädika ja sooda ja kõige sellega sa puhastad need torud ka ära. Vot selline lugu. Aga on nagu on, mina teen nii, teie tehke nagu teie tahate. Ühesõnaga, mina kasutan mingit graanuleid torude jaoks, aga see selleks, et see nüüd, mis ma tahtsin öelda, sellele tuli ka pisike kinnas. Et sa saad ka nägu koorida. Ja vaata, kuna ta on õrn, ta ongi nii õrn, et ta sobib isegi näonahale. Et võt siis ongi, et see on niisugune õrnematele ja lastele või niiviisi on ju. Ja siis see valge on nagu tugevamale nahale või kes vaata on profim koorja. Ja siis, mis on veel? Voilà, november on meeste kuu. Tuli mingi ülisuur meeste kinnas. Vaata, ta on nagu suurem ka ikka hoopis. Meestel jäävad karvad kinni sinna. Meestel karvad kinni? Ei, kuidas? Muidugi jäävad ju. Meestel on karv. Sul ei ole karvaseid mehi olnud? Ei, on. Mul eksmees oli väga karvane. Aga selles mõttes see... Kuule, Türgi mehed on ju jube karvased. Selle peale on mõeldud. Aga ta ongi tugev, vaata hästi. Ma arvan, see puhastamine, see raseerib karvad ka ära, katsu. Issand, see on nagu liivapaber. Ei ole nii nüüd ka. See on päris normaalne.
et aga ongi, meestel on tegelikult hoopis teine nahk kui naistel ja oled sa tähele pannud, et ega mehed sellepärast vaata väga vanemas eas mingi hetk nendel nagu, kuna nendel on nii tugev nahk, aga nad ei vananegi nii vaata kiirelt. Mehed ei vanane üldse, see on ebaloogiline. Et selles mõttes nad võivad ennast sellisega rohkem koorida ja usu mind, vaata nad ju ei kasuta üldse neid dušikeele, koorjaid või ma ei tea midagi nii palju. Aga siis kõht on jama nendele, kõhu probleem. Siis on see siidrivärk kohe sisse, see on äädikavärk, mitte siidri. Kuidas nad sellest? See ongi, jah, see on see suke visteraalne rasv, vaata. Aga ühesõnaga on meestele ka, et on jälle mustreede, meestele üllatus. Kinkige sokk, ma tõmbab jalga selle. Õpetad, siis ongi jälle, elavdab ka romantika elu, lähed duši alla, õpetad meest, kuidas. Ma mõtlen, kui õudne, kui keegi mees kingib mulle selle kinda, siis ma mõtlen, issand, ma olen must põrsas, mul on vaja pessu minna. Või näiteks kingib mulle karbi, duši, keele ja asju, siis ma mõtlen, ma haisen. Minul on küll sellised peigmehed olnud, kes väga naudivad näomaskid, kui ma olen teinud nendel näomaske ja asju ja kõik. Kaks eri asja, pesukeel ja siis näomask. No ma olen igipulka ka kinkinud, mis sa arvad, et nad ütlevad, mis sa arvad, ma haisen või ma olen kinkid ikkagi igipulka.